Ma just lugesin internetis kommentaare, siis meile anti nõu, et me võiksime minna sinna veteranide MXON-ile oma meeskonnaga. Nad koguvad isegi netis avalikult raha mingite meenetega, et sõitjate särkide asjadega. Siin aastaid tagasi te olete kõik olnud nii-öelda tiimide sõitjad ka. Täna ikkagi terve Eesti koondis on põhimõtteliselt privaatsõitjad kõik. Aga nagu ajalugu on näidanud, et siis ikkagi tuleb igasuguseid asju seal rahvuste krossil ette, mida sa ei oska nagu oodata, et siis selleks tuleb valmis olla. Ja... Okei. 2000 alguses võiski sõita Jaanus Koval Yamahaga, tänapäeval enam niimoodi ei saa. Ei ole saladus, rahvas on küsinud, äkki oleks pidanud Meiko olema, siin on, meil on kiireid kandidaate veel, mille alusel see aasta see punt kokku sai? Ameerikas olles hästi palju tuli negatiivset kommentaare, et miks te varusõitjad kaasa ei võta? Kui mina tahan täna koondise manager'ile või sina, et kas sa pead mingisuguse avalduse tegema ja saad kandideerida või kuidas see valik üldse käib? See rada, nagu, mis seal Mäterlis on, et see nagu Eestis on väga raske selleks valmistuda. Aga nagu praegu meil on, ma arvan, parim meeskond ja me teeme maksimumi. Need hüpped on piisavalt suured, kus ma ei pea skraabima. Ja siis, mida väiksemad hüpped, seda rohkem peab skraabima ja seda võib-olla ma hävin rohkem. Ja Harri selja tagant tuleb siis kinni ei hoia? Jah, kas või seda näiteks. Tere kõigile Lenksud kokku podcasti jälgijatele. Oleme pikale veninud suvepuhkuselt tagasi ning peab tunnistama, et siin meie stuudios ehk Unibet Sportsbaaris on tõeliselt mõnus olla. Seda enam, et juba järgmisel nädalavahetusel toimub Inglismaal järjekordne rahvuste kross ehk Motocross of Nations, mis on paljude sõitjate ja ka motocrossi fännide jaoks aasta kõigem sündmus. Nii et meil on ülim hea meel tänu EMF-ile saada täna siia laua taha nii koondise manager Martin Arumäe kui ka sõitjad Gert Krestinov ja Tanel Leok. Lisaks Harri Kullas, kes küll Eestisse ei jõudnud, aga kella liidame siia video teel. Edasi pöördumegi juba saate juurde ning katsume selle rahvuste krossi asja teie ees pulkadeks võtta, nii et lenksud kokku ja gaasid põhja. Tere tulemast saatesse koondise manager Martin Arumäe, MX2 sõitja Tanel Leok ja MXGP klassi sõitja Gert Krestinov. Tervist! Tere! No Martin, ma alustaks sinust kui managerist, et Eesti on vist suht kindlalt võib väita, et kõige kogenum koondis üldse selle rahvuste krossil, et kui ma selle korraga kokku loen, siis meestel peaks 42 korda olema kogemust sellel üritusel, et kas koondise managerina on vähem närvi ka nii kogenud koondisega selle üritusele vastu minna? Ja kõigepealt ma just lugesin internetis kommentaare, siis meile anti nõu, et me võiksime minna sinna veteranide MXON-ile oma meeskonnaga. Et rahvusvaheliselt seal mõned nagu kritiseerisid, aga kui sa nüüd küsid seda, et kas me võiksime või nii-öelda, et kas on närvi vähem, siis selles mõttes kindlasti. Et kui sa peaks ikkagi minema sõitjatega, kes ei ole varem üldse käinud või kellel on näiteks kas või teine kord minna, et kindlasti see pinge minule kui tiimijuhile on ju palju suurem, et ühtepidi kõik need toetajad, keda me siin täna näeme, kes aitavad selle eelarve kokku panna, et me saaksime selle edukalt ära teha niimoodi, et poistel ei kaasneks nagu enda lisakulusi. Siis mingil määral on ka meil ju vastutus nende ees, et nad nii-öelda ei toeta ju meie nii-öelda hobitegevust, et me läheksime lihtsalt sinna niisama sõitma, vaid ikkagi me läheme Eestit esindama ja maksimaalselt tulemust tegema. Ja selle koha pealt, et kui mul on meeskonnas nagu Tanel, Gert ja Harri, kes on nii-öelda kogenud sõitjad, kes on MM-il poodiumeid võite toonud, et siis ilmselgelt minule kui tiimijuhile on kergem teha selliste meestega koostööd, kui minna uute värsketega, aga fakt on see, et üks päev me ei saa loota järgnevad 5 aastat Tanelile, me ei saa loota 10 aastat Kepale, sama Harrile. Et kõik need poisid ka me ise me näeme, me peame oma passi vaatama. Sinu kogemuse pead korra küsides, et sa oled nii noorematega kui vanemate sõitjatega käinud, et kas on nii ka, et nooremaid pead pigem nagu maha rahustama ja vanemaid utsitama või mis see sinu kogemus sealt on? Ma isegi võib-olla esimene aasta Jürgeniga võib-olla oli küll, et ta nagu võib-olla tahtis võib-olla liiga palju, aga samas tal esimene aasta tuli väga hästi ka välja Mantovas. Aga ma ei usu, et ma peaks Kepale või Tanelile ütlema, et pane nüüd juurde või Harrile, et nad ikkagi saavad väga hästi iseenda selles mõttes ju aru oma võimetest, oma tehnikast, milleks nad on suutelised ja kus koha peal tagasi tõmmata. Et kindlasti minu töö ei ole minna öelda neile, et nüüd miks sa siin kurvis gaasi ei pane, vaid pigem minu töö on täna olla nende jaoks olemas ja täita nii-öelda tiimi siseselt erinevaid ülesandeid, et nende jaoks oleks nii-öelda kõik asjad loodud ja võimalikud, et nad saaksid anda maksimaalse tulemuse. Tanel, sinul 22. kord Kepa, sinul 10. kord minna rahvuste krossile. No päris pikk kogemuste pagas on taga. Mäletate enda esimest korda ka rahvuste krossil. Kuidas see tunne võrreldes esimese korraga ja täna on?
jaa, mäletan ikka oma esimest korda, et see oli siis Ameerikas 2007 Pacific Ringi rajal, et ei osanud nagu eriti midagi oodata, aga mul oli korralik meeskond, siis Tanel ja Aigar olid mul meeskonnakaaslased, et siis ma olingi siuke noorem poiss ja läksin esimest korda sellisesse suurde nagu võistlusesse, kus siis nagu oli nagu rohkem vastutust, kui tavaliselt sa enda eest sõidad, et siis ei tahtnud nagu kedagi alt vedada ja eks seal on kindlasti omamoodi nagu pinged üleval. Et aga ma arvan, et esimese korra kohta ma sain oma töö tehtud seal ilusti. Täna on samasugune elevus ja ärevus ja ootus ikka, et minna uuesti Eestit esinema. Jaa, muidugi, et nüüd on nagu, sellest on päris mitu aastat möödas, et pikalt on seda motokrossi karjääri tehtud ja võisteldud, et siis kindlasti vastutus on suur. Nüüd peale Tiemetsat ma oligi, et ma ei teadnud täpselt, mis võistlused on tulekul, aga kui helistati, et on minek sinna Rahvuste Krossile, et siis tähendas seda, et kuu aega tuli veel hooaega pikendada ja teha korralikult nagu trenni edasi ja tegelikult see veits andis mulle lisamotivatsiooni, et igapäevaseid asju veel paremini sättida ja trenni oli ka lihtsam minna, et kui sul on millegi nimel nagu pingutada. Kuidas sul, Tanel? Jaa, ma mäletan oma esimest korda Namuris, et see oli niisugune esimest korda visata Namuri, kes inimesed, kes on nagu lähedased krossiga, siis need teavad täpselt, mis see Namur tähendab üldse, et paljud tänava noored ei ole seal sõitnudki, et see on nagu väga endurolik rada ja kus tuleb asfalt välja ja võt sinna esimest korda visata, et see oli natukene omamoodi kogemus, et see kindlasti oli nagu närvi, aga samas eks tegelikult siis veel Eesti see koondis oli veel ise nii noor, et ei olnud nii palju finaalis sõidetud, mingid ootusid või lootusid niimoodi ei olnud, kui võib-olla tänapäeval, kui need tulemused on nii head juba ette tehtud, siis oli just niisugune nagu teistmoodi ühtehoidmine või ei tulnud nagu sponsoritelt või publikult niisugust nagu pinget peale, kuna keegi ei osanud arvata, et Eesti peale seda 2001. aastat hakkab tegelikult Eestil rahvuskoondisel väga hästi minema. Siin rahvusvahelisest meediast on läbi käinud neid fakte ja statistikat Eesti koondise kohta väga palju, nagu Martin ka alguses ütles, et soovitatakse veteranide Rahvuste Krossile minna, siis 9 aastal 10 on Eesti finišeerinud top 10. Ainult Prantsusmaa, USA, Belgia on seda sama suutnud teha või paremat, mis on ikkagi maailma kõige kõvem krossiriigid. Teen siia märke vahele, et need statistikat me ise ei koostanud, selle võtsime, see oli 2019 koostatud, aga me panime siia juurde ka siis tänase seisu, et 2019 statistika järgi oli tõesti nii ja ma vaatasin ka neid viimase 5 aasta keskmiseid tulemusi, siis tänase seisuga on Eesti koondisel 9,0 keskmine tulemus ja kui võtta nüüd USA aasta välja, kus siis 2 mehega sõideti, siis tegelikult oleks 6,5. Et ma ei tea, mis alal on vastu panna sellist keskmist skoori maailma üldareenil, et see on ikkagi muljet avaldav. Ja kui veel vaadata võib-olla, mis nendest statistikatest silma paistis, siis tegelikult on ainult üks riik, keda Eesti polnud siis 2019 aastaks suutnud võita. Oskavad äkki see arvata? Jah, kes see riik võis olla, keda Eesti ei olnud ühtegi korda võitnud selle dekaadi. Martin ei tohi vastata, sest tema enne saadet korraks selle läbi käisime. Belgia. Jah, Belgia õige vastus. Et USA ja kõik muud on olnud tagapool, aga Belgia mitte. Selleks korraks üks eesmärk juures lisaks muudele. No ja siit edasi ma arvan, et tahakski kõigepealt teada, et Martin, et niisugune circa nädal on jäänud, kui me saadet salvestame, et millega praegu koondise mänedžer põhiliselt tegeleb, mis need tööülesanded sul täna on? No täna just enne siia tulekut tegelesin nii-öelda meie siis Team Estonia reka kütusepaagi täitmisega. Et üks transpordifirma juht lubas siis nii-öelda rekapaagid oma firmakaardiga täis tankida. Et see oli näiteks nagu siin just vahetult enne siia tulekut, aga üldiselt ikkagi toetajad. Praegu kõige kiirem on olnud tiimi riietega, et me saaksime õigeks ajaks kätte ja laadida reka peale nii sõitjate polod, dressibluusid, poodiumid, nii-öelda meediaseina taustad, nokamütsid, kõik, mis sellega sinna veel kaasneb, toetajate lipud, toetajate mingi bännerid, et Dünamiidi ja A Le Coq'i tooted meie telgi alla, kus on siis kus on meie sõitjad ja meie meeskond, et kõigil oleks siis joogid olemas, et millega aitab kaasa nii-öelda A Le Coq. Et kõik sellised asjad, et alates seal täpselt sõitjate särkidest, lõpetades rekapaagi täitmisega, et kõik, mis sinna vahele kulub. No üks asi on see, et sa teed seda ettevalmistust, aga räägi, millega tiimimanager võistlustel koha peal tegeleb, et seal ju tegelikult alles peatamp peale läheb.
eks ta on üsna pingeline selles suhtes seal, et seal ei ole küll midagi konti murdvat, on ju. Aga noh, ütleme, et kui me reede hommikul lähme sinna, siis esimene asi on seal passid kokku korjata, on ju, et sõitjatel oleks oma käepaelad, nende mehhaanikutel oleks olemas käepaelad, päevakava nendeni edasi anda, kus on tehnilise kaardid anda, litsentsidega minna registreerima. Noh, vastavalt sellele siis nende litsentsidele me saame siis tehnilised kaardid, et üles anda tiim kella 12-ks. Nagu eelnevad aastad ma tahangi seda ka veel rõhutada siin, et Ameerikas olles hästi palju tuli negatiivseid kommentaare, et miks te varusõitjad kaasa ei võta. Aga rahvuste krossil on niimoodi, et reede kella 12-ks, kui sa lähed sinna FIM-i peatelki, seal registreeritakse meeskond ja pärast seda sa ei saa enam mitte midagi muuta. Isegi kui võistleja juhtub midagi, et ta väänab jala välja reede õhtu hotelli trepi peal, siis me ei saa ka enam teda asendada. Vanasti oli, et võis varusõitja alla. See vist oli 90-ndatel, aga kuidas see peaks toimuma? See on ikkagi niimoodi olnud, et varusõitja ongi kuni selle reedeni. Kunagi oli niimoodi, sa andsid ülesse, siis ei olnud niisugune interneti ajastu asjad, siis oligi see varusõitja oli sul olemas teatud ajani võisid seda vahetada, et kui algul panid selle tiimi ülesse, varusõitja oli olemas, kui selle kuu aja jooksul, mis sa üles regasid, sai vigastada see põhisõitja, siis seesama tegelikult sõitja pidi asendama tulema. Tänapäeval on natuke paindlikumaks läinud see, et kui neljapäeval keegi vigastada saab, isegi kui sul ei ole seda varumeest seal nimekirjas, siis saab selle veel lisada, et tänapäeval nii palju paindlikumaks läinud. Vanasti ei saanud isegi seda teha. Ma tean nii palju, et vanasti ikkagi sõitis vähemalt kaasa mingi aeg nagu 4 sõitja ka. Saadeti kaasa ja Eestis ka siin ma mäletan, et Jaanus Koval oli varusõitja mingi aasta. Et sükst olukorda on olnud, aga täna me nagu ei pea seda nagu vajalikuks, et kuna reede lõuna on see nagu oligi, kui Brasiilias oli see rahvuste krossi asjad, et rääkisid varumeest sinna. Seal oligi see, et võib-olla kui tõesti, ma ei tea, midagi juhtub, haigeks või kukud või kui näiteks USA-ski me läksime, et teeme selle ühe trenni seal ja kui selle aja jooksul seal midagi juhtub, et keegi saab vigastada, siis oleks nagu plindris, aga lihtsalt ikkagi, kui USA-sse juba minek on, see on suurem kulu jällegi ja tsiklid asjad pärast muretseda USA-sse, tegelikult tänapäeval on veel lepingud ka, okei. 2000 alguses võiski sõita Jaanus Koval Yamahaga. Tänapäeval enam niimoodi ei saa, et sul on see oma sponsor nagu Kepa, ma saan vigastada, aga Kepa varumeestele kaasas. Kuule nüüd sa pead uskegi enam. Tänapäeval siis lähevad juba konfliktid nii suureks. Eelarvelist ma just tahtsingi öelda ka, et see hind nagu selle tegemisel on muutunud nii palju võrreldes näiteks 2000, et see eelarvest kindlasti oleks nagu mõistlik täna, et sõita sinna veel suurema pundiga. Kuivõrd see sõitjatele või managerile erinev on siin aastaid tagasi, te olete kõik olnud nii-öelda tiimide sõitjad ka, täna ikkagi terve Eesti koondis on põhimõtteliselt privaatsõitjad kõik. Kui palju keerulisem see on nii sõitjale kui managerile? No minule kui manageri jaoks on ta selles mõttes keerulisem, kuna eelarve numbrid on hoopis teised. Kui näiteks, kui Tanel oli Kawasaki tehases, oli tunduvalt lihtsam, sul oli kvaliteetne top tehnika, tuli sulle tehase ja rekaga toodi sinna, et kindlasti toodel ajal oli see, ma küll ei olnud sellel ajal manager, aga oli see lihtsam. Täna me peame ikkagi kõik asjad ise sinna saama, tagasi saama, leidma parimad lahendused mootorratastel. Et kindlasti kulud on sellega suuremad, et meil ei ole tiimisõitjad, näiteks kas või Harriga, tal ei ole Euroopas mitte ühtegi mootorratast. Me kõik peame täna rentima Saksamaalt talle. Seda otse välja ei öelda, aga siin on vist näha, et osad tiimid isegi valivad sõitjaid vahepeal selle järgi, et nad oleksid ühe tiimi sõitjad nii-öelda või vähemalt ühe tootja poolt. No näiteks ma ei ole näinud nagu lepinguid või detaile, aga suheldes erinevate riikide esindajatega, kas sõitjatega või siis tiimmanageridega, siis on riike, kus öeldakse ja suured krossi riik, kes ütlevad, näed, sõitja kohta on 3000 eurot, meil rohkem pole, vaadake ise, tehke ära, kuidas võimalik on. Ja ma tean ka, et Ameerikas ei ole see asi nagu nii lihtne, et seal on hirmsad rahamäed, et nüüd maksame kõik kinni, et tegelikult on ka seal Rogeril üsna tihti valik selles osas, et lihtsam on võtta KTM-i sõite, kuna Euroopas on tsiklid olemas läbi KTM-i tehase, et seal on nüansse, aga ma veel kord ma ei taha kinnitada või lihtsalt see on see, mida ma kuulen ja mida räägitakse, aga ma arvan, et meie seisi väikse riigi kohta, kus on 1 miljon elanikku, me ikkagi suudame väga hästi oma tiimi kokku panna ja kulud katta, et meil ei ole täna seda, et ma peaks Tanelile ütlema, et näed, et meil on 3000 eurot ja vaata ise, kuidas saad, et osta endale lend ise ja osta hotell ise, et me ikkagi järjestame kõik asjad, on ju see, et sõitja saaks lennukist maha, koju, õhtusöögid, hotell, rendiautod, et kõik see pool on nagu loodud. Kui palju ravelemist või peavalu on rohkem võrreldes sellega, kui te olite tiimisõitjad täna? No ikka on päris palju, et kui sinna veel juurde tagasi minna, siis USA on näiteks üks kõige föderatsiooni või kõige kehvemini toetatud, seal ongi see just nagu tiimid maksavad selle sõidu siia kinni, et
et kui ma olen nii palju kuulnud ja vaatan neid USA podcast'e või asju, siis tegelikult föderatsiooni ei panustagi sinna, seal ongi kõik on tiimi peal. Nad koguvad isegi netis avalikult raha mingite meenetega, et sõitjate särkides. Ja kindlasti föderatsiooni, kus on rohkem raha ja kus osad föderatsioonid just nagu ma ütlengi, suurtel on see, et kuidagi see ongi see, mis on väikeste eelis, just ongi, nad suudavad rohkem võib-olla kokku hoida, kus suurtes on see, et sa ongi reegel on selline, väga paindlikud nad ei ole, kuna neil on nii palju seal muud sibilimist föderatsioonis, aga enda poolt võin öelda küll, et muidugi oli kõvasti lihtsam, kui mul on terve aasta ikkagi oled tehase tiimis ja või üldse tiimides ja tuled kohale, sa keskennud oma krossi sõitmisele. Tänapäeval ajad on sellised ja meil ei ole kedagi seal tiimides, et me peame ennast maksimumi anda, aga vinguda ei saa, et sellest tulebki, ma tean, mis tuleb tegema asjad, aga mugav on kindlasti kui sul on kõik asjad olemas, käe-jala juures, sul on oma mordimehaanik seal kohal, sellised väiksed detailid, mis on sul kõik seal nagu olemas, kui tõesti tahad väga peensustesse minna, et sedasi et loodame, et tulevikus niisugused noori meil tuleb peale ja läheb Eesti tiimil väga kõvasti lihtsamaks. No põhimõtteliselt võib öelda, kui sa Kawasaki tehase tiimis olid, siis sa sõitsid võistlusele kohale, tõmbasid Eestis särgi selga ja läks sõitmiseks, et rohkem väga ülesandeid ei olnudki, et reisimine pluss sõitmine. Jah, kus nüüd ikkagi tuleb kaasa aidata, aru saada sellest, mis on praegu, et ongi aja, sõidan Matiga sinna, kleepsud, asjad ise kleepida, need siklid siin kokku putitada, et minna võistlema, et aga ühtpidi jälle teistmoodi kogemus eluks ja tuleb ennast anda sellises situatsioonis, tuleb maksimum anda. Ei saa nagu niisama, ma ütlengi, et võib-olla noortele, kes vaatavad seda, et võimalused kinni haarata ja kui ei tulegi niisuguseid ahvatlevaid pakkumisi, siis tuleb ise ka leida, natuke kaasa aidata, et maailma kõige suurem motoüritus tuleb. Sellest tuleb kaasa haarata, kogu industri on koos, sa võib kontakte saada, kunagi ei tea, mis tulemused tulevad, et sellest haarake kinni, kui võimalused tulevad. Ja et mida raskemad ajad, seda rohkem tuleb punnida ja kokku hoida. Siit olla see. Ma tahtsin veel Martin sinult küsida, et see läheb juba päris mitmes aasta koondise managerina ja võin siin kohe öelda, et sõitjatelt on tulnud väga palju positiivset tagasisidet alati, et kõik on väga hästi hoitud alates sellest, kui sina oled nagu olnud manager, et mitmes kord sul on ja kas plaanid edasi ka minna? Ma tegelikult pidi olema esimene kord mul 2020, aga siis koroona tõttu jäi ära. Nii et siis oli esimene oli 21, 4. kord. Et nüüd 4. kord on Eesti koondist välja viia, kas äkki 12 ja 13 ma olin ka Veiko Peene kõrval nii-öelda parem käsi, aitasin tal järjestada seal nii-öelda, aitasin sõitjaid ja kõike suhtlus nagu FIM-i poolega, et siis ma sain esimese kogemuse nagu, kõige esimene rahvuskrossi kogemus oli mul Taneliga 2005, kui ma Tanel oli Kawasaki tehases RNE-s, kui ma aitasin teda seal nii-öelda personaalselt, et aga jah, nii-öelda tiimijuhina 4. aasta. Ja kas ma järgmine aasta jätkan? Ma arvan, et täna ma ei oska öelda, ma hinges kindlasti tahaks jätkata. Ma olen aru saanud, et väga paljud toetajad on nõus kaasa tulema minuga ja meie tiimiga, aga eks see päeva lõpus sõltub ka väga palju alaliidust, et mis alaliit otsustab, et täna mina enam Eesti Motoföderatsiooni nii-öelda tegevjuhi ametis ei ole, ma olen lihtsalt Viljandi motoklubi esimees, et aga eks näeme ja mis saab, aga kindlasti mul oleks au ja hea meel viia koondist välja veel. Korra küsin veel ka, et mina näiteks ka ei tea, aga rahvas võib-olla ka mitte, et kuidas üldse selle tagamaad on, et ütleme, kui mina tahan täna koondise manager'ile või sina, et kas sa pead mingisuguse avalduse tegema ja saad kandideerida või kuidas see valik üldse käib? Et mina näiteks siis, kui ma ei oska öelda, kuidas oli 20 aastat tagasi näiteks või 25 aastat tagasi, aga 20. aastal oli see niimoodi, et kui 2019 valiti uus nõukogu Motoföderatsioonile, siis pandi üles, kuna oli uus nõukogu, uued inimesed, tegevjuht oli sama, Rauno Kais, aga siis tehti nii-öelda enne seda 18-5 koondist või 19-5 koondist välja veel Lauri Roosjörg. Tema siis nii-öelda loobus koondise väljaviimisest minu andmetel ja siis Rauno Kais ehk et tegevjuht EMF-is kuulutas välja uue konkursi, et kellel on huvi välja viia ja vastavalt selle konkursile selleks tähtajaks mina tegin oma nii-öelda PDF tutvustuse, nägemuse, ma ei tea, kui palju veel sinna laekus, minu teada Rauno ütles, et rohkem ei laekunud, ma olin üksinda, kes selle avalduse täitis ja selle soovi avaldas, et ja nii ma selle sain, ja täna olen seda juhtinud. No lihtsalt selguse mõttes, et see on ju vabatahtlik tööd, ega see ei ole nii, et sina ikkagi teed seda oma vabast ajast. Ja kindlasti. Et mina panen eelarve kokku, mina leian toetajad, järjestan need hotellid, suhtlen sõitjatega
ja kindlasti mina üksinda ei pane kokku 3 sõitjat. Et kui lugeda Eesti Motoföderatsiooni põhikirja, siis põhikiri ütleb, et tegelikult õigusjärgselt paneb koondise kokku Krossi komisjon. Ja ka nii nagu varasemad aastad ja sellel aastal olen suhelnud Krossi komisjoniga, väga palju olen ka suhelnud Taneliga, Tanelil on kõige pikem rahvuste krossi kogemus, olen arvestanud ka meie kapteni Harri Kullase tema nägemusega, oleme arutanud ühtepidi teistpidi, et see ei ole ainult see, et see on minu otsus ja kogu aeg on kaasatud ka Krossi komisjon ja juba eelnevad aastad ma olen teinud endale pidanud Exceli tabelit, kus on niisugune statistika siis, et näiteks, ma ei tea, Gerdi tulemused, kui palju ta on lõpetanud versus näiteks Taneli tulemused, kui palju ta on lõpetanud, kas ta on olnud Gerdis parem, on ta Gerdis kehvem, on ta katkestanud mingi tehnilistel põhjustel, on ta katkestanud oma vigade tõttu, et niisugune analüüs ka sõitjate kohta ja mis võistlustel, kas see on nagu Eesti-sisesed või rahvusvahelisel tasemel, et niisugune nii-öelda, seal on 6 tulpa, mis siis annab selles mõttes punkti, et kes siis, mis tulbas nagu parim on ja päeva lõpus, oleme ausad, numbrid ei valeta, et me peame lähtuma numbritest ja tulemustest. Tänane seis on selline valik on tehtud, nädala pärast läheb võistluseks Tanel, Kepa ja Harri. Räägi võib-olla lühidalt selle aastase valikute tagamaad lahti, mis kriteeriumid määravaks said, ei ole saladus, rahvas on küsinud, äkki oleks pidanud Meiko olema, siin on, meil on kiireid kandidaate veel, mille alusel see aasta see punt kokku sai? No, nagu ma ütlesin, kaasatud oli Krossi komisjon ja kui me räägime tulemustest, siis ma arvan, et kellelgi pole midagi öelda selle kohta, et Harri Kullas koondises on. See, mis Harri Ameerikas teinud, see on super töö, nii-öelda müts maha tema töö ees ja nende sõitude ees, väga tubli. Tuleme MX2 juurde, siis me ikkagi ju tegelik plaan oli kogu aeg, me ikkagi nägime ja arvestasime Jörgen Mattis Talvikuga. Jah, tal võib-olla see Ameerika, eks ta ise ka, ma arvan, ei olnud võib-olla kõige, nagu ta ei saavutanud päris seda, mida ta tahtis saavutada, aga ikkagi sõita 12. kuni 17. piirimail, kus ta seal oli. See on väga hea tulemus ja meie parim MX2, et me olime ikkagi kogu aeg arvestanud temaga ja äkki see oli augusti lõpus või oli see septembri augusti lõpus oli see, siis ma käisin Pärnus, istusime, sõime lõunat Jörgeniga ja päris pikalt 3-4 tundi istusime temaga Pärnus ja rääkisime ja ta ikkagi ütles, et ta tahab aja maha võtta, ta tahab nii-öelda ennast välja ravida sellest haigusest, mida ta põdes ja jõuda oma asjadega rohkem ka selgusele ja järgmise aasta keskenduda uuele hooajale. Ja ma täiesti austan tema otsust. Ja siis me olimegi olukorras, et keda me MX2 paneme. Ja ma pakkusin Meiko Vetikule MX2 kohta. Me arutasime seda nii Harriga kui Krossi komisjoni kui Taneliga rääkisime. See, et mitte midagi halvasti Taneli suhtes on, aga Tanel ei olnud meie esimene valik MX2. Aga Meiko tiim ja Meiko meeskond olid selles mõttes veendunud, et nad ei ole valmis MX2 sõitma. Ja sealt tuligi järgmine otsus rääkida Taneliga. Muidugi meil on tublisi ka Taneli enda poeg Sebastian Leok ja Martin Michelis käisid ka nii-öelda meil tabelist läbi ja aruteludest läbi, aga nagu ma enne ka rääkisin, siis see ei ole ühtepidi, me peame andma võimaluse noortel, ma olen täiesti nõus sellega ja see tuleb kohe varsti meil. Aga kui mul on ikkagi täna meeskonna juhina valida, et kas ma saadan MX2-ga sõitma mehe, kes on käinud 21 korda, ja kes ilmselgelt ei ole MX2-ga aeglasem kui need noored, kelle füüsiline ettevalmistus on parem, kelle kogemuste pagasi on suurem, kes oskab ennast selleks võistluseks häälestada ja ta saab aru, et ta sõidab meeskonna eest, mitte individuaalselt, siis ma ei taha üldse olla julme ega üleolev ühegi teise sõitja suhtes. Aga täna, kui me töötame nagu eelarvega, mis on pea 49 000 eurot, et kõik need asjad tehtud saaks, siis minule kui tiimijuhil, mul on ka vastutus toetajate ja Eesti spordi ees, et see meeskond tuleks ka lõpuni ja sõidaks lõpuni maksimaalselt võimetel. Ja kolmas Gert Kristiina. Kindlasti küsiti, et on palju küsimusi, et miks ei oleks võinud olla Meiko Gerdi asemel. Ja kiidan Meikot, super hooaeg. Eesti meister, hooaja algus, ideaalne, väga hästi sõitnud, stardib hästi. Kindlasti sõidab kõva rada, sõidab hästi, ka Lommelis tõestas, võitis Gerti kokkuvõttes. Aga kui ma vaatan hooaja lõppu, arvestades selle, et Gerdil oli Rangluu murd, hooaja lõpuvõistlused, tulemused ja mis on ka minu jaoks määrav, mitte üldse halvasti Meiko suhtes, mis käis ka läbi meie nii-öelda Krossi komisjonist ja ka Taneliga ja Harriga suheldes, siis kui me vaatame ka nagu teised stardid, et
kui Eesti me sõidame 20+2, siis seal on sõit 35+2. Et ka see füüsiline pool, et oli näha, et teised stardid ei olnud Meikole kõige nagu paremad. Ja ka Meiko tunnistas, et ta põdes seda ka samamoodi Barr-Epsteini viirust, mis ei ole nagu tegelikult naljaasi, mille tõttu ka tegelikult Jürgen täna nagu loobus sõitmisest. Ehk et kõik need asjad kokku pannes ja vaadates Gerdi hooaja lõppu ja arvestades, et oli Rangluu murd, tulemused, et nii see koondis paika sai, et ma olen täiesti aus. Ma loodan, et ma ei tee kellelegi liiga, aga see ongi reaalne seis täna ja ausalt rääkides, kuidas see kokku panti, kellega kokku panti. See on väga hea ja seda peabki rääkima ja ma tahtsin öelda, et me saame siia kindlasti juurde panna ka Meiko enda Inteka Tihemets, täpselt sama ütles ka tema seal, et seal ei ole mingit saladust. Ma arvan, et hetkel koondis on väga okei, kuna ise olen esimest aastat suurema tsikli peal, siis ilmselt tuleks seal natuke raskusi mul, et 30 minutit pluss 2 ringi 2 korda seda päevas teha on ikka päris karm ja niisuguse leveliga ka ja MX2 ei läinud sellepärast, et kuna on natuke vähe aega ette valmistada ja tsikliga harjuda ja kõik igasugu asjad, mis seal kaasas käivad, amordid ja mootorid ja. Aga Kepa, sulle kas tuli motivatsiooni juurde ka, kui valik tehtud sai või oli lihtsalt vormikõvera tõus, kuna vigastus oli hooaja algus, et tegelikult teises hooaja pooles võtsidki neid sõiduvõite ja Tihemetsas ikkagi põhimõtteliselt domineerisid, et kuidas see vormikõver oli? No kindlasti, kui ma seal Nuias oma Rangluu kukkusin suhteliselt lollilt, et tõmbas veidikene seda treeninguid ja kõiki asju maha, et ja ma käisin Ameerikas võistlemas, selleks ei saanud teha ettevalmistust, et pidin tegelikult just nagu suhteliselt nagu diivani pealt sinna minema, et natukene sain teha, aga mitte nii intensiivselt, kui ma oleks tahtnud. Et siis seal oli väga raske, et ta ei saanud nagu ära ka jätta seda, sest piletid ja kõik asjad olid organiseeritud, et siis tuli minna. Tegin ära seal ja siis ütleme esimese etapi, ma seal võistlesin päris normaalselt, tein ise nagu oma sõitudega rahula ja järgmised 2 olid kindlasti väga rasked, ja sealt tagasi tulles siis panin kindlasti treeni mahtu juurde, et oli vaja see hooaja lõpp nagu natuke paremaks saada ja siis õnneks nagu kõik need trennid ja võistlused, mis ma tegin, et järjest see vorm nagu hakkas paranema ja siis kukkus nii välja, et need viimased võistlused, et tuli päris palju võite. Ja, et hea tunne kindlasti tõestada, et ma olen see õige mees minema. Jah, ma arvan, et eks ma olen seal nagu kandidaatidest nagu kogu aeg võib-olla olnud, et aga siis nüüd seekord siis juhtus nii, et need viimased sõidud läksid ilusti ja siis tehti mulle kõne. Tanel, millal üldse 2,5-ga viimati puudaga olid mäletad ka või? Viimast korda rahvustekrossi sõitsin 2016, ja mingi hetk ma sõitsin MX2 2,5 taktiga, aga ma sõitsin siin vahepeal klassi kuni, ma ei tea, kas 19 või 18 või 17. Ma sõitsin ka 4-taktisega, isegi Kahroga seal Erkiga sõitsin. Sõitsid Eestikal mõlemad klasse? Jah. Ja, ma üks aasta tõin mõlemas klassi Eesti meistriks, et see ei olnud just tegelikult, kui niimoodi võtta, siis ei olnud nagu väga kaua tagasi, aga siis ma olin kindlasti natukene noorem ka, aga nüüd ma olen 2 trenni teinud MX2 tsikliga. Tsikkel on valmis ja koos? Et võidusõidutsikkel on veel tegemisel, et nüüd ongi, kas homme või ülehomme lähen võidusõidutsiklit proovima, et nüüd käisin kolmapäeval käisin nagu kõige esimest korda, siis oli Sebastian ka, et selles mõttes Sebastian ikkagi oli kuklas, aga mingi hetk ikkagi lõpus ikkagi vajud natuke eest ära, et kui selle käiguvahetused asjad paika saada, aga mitte väga, et selles mõttes, meil noori on nagu on, aga Martin ja Michelis on nagu tubli, aga tal vist oli ka õlavigastus, et kui niimoodi võtta ja miks ma ei soovitanud nagu Sebastianit, et võib-olla oleks päris hea valik isegi viimast sadakit vaadata, oli ikkagi see, et Šveitsis ma nägin ka, kui tuleb natuke liiga porisem või niisugune väga rasked tingimused, mis on Inglismaal väga loogiline tulema, siis see oli nagu natukene karm, kui ma vaatasin nagu niimoodi ausalt rääkida, ja ma tunnen ka teiste, seal on veel niisuguseid Sebastiani grupis seal neid noori sõitjaid, kus ma näen, nendel on see vajab ikkagi niisugune ellujäämise instinkt, kui seal võib tulla niisugune asi, siis see jääb väga nagu, ma arvan, nõrgaks. Krossimees teeb vahet 4,5-ga sõitmisel ja 2,5-ga sõitmisel. Räägi sellisele lihtsale spordihuvilisele või krossi pealtvaatajale, mis vahe sõite vaatest on? Sa lähed 4,5-ga versus nüüd, et sa pead 2,5 peale kolima. 2,5-ga mingid asju nagu lihtsam sõita, et sa nagu
kuna sul natukene niisugune, hoiad neid tuurid üleval, et ta võib-olla ei karista ära, aga ühtepidi sa pead nagu rohkem võimlema seal tsikli peal ja noh, ta on 2,5-ga tuleb rohkem pöördeid tsiklile juurde, kui niimoodi rääkida ja siis 4,5-ga sa saad nagu laisema sõidustiiliga natukene sõita, suurema käiguga, aga kui 4,5-ga näiteks on mingid hetked niisugune võib-olla vahepeal üllatab rohkem, siis 2,5-sega jah, sa pead see käiguvahetuse või see peab nagu täpsem olema kogu aeg või niisugune, et kindlasti ei saa käiku vahetada nagu lollaka koha peal, et see natukene vajas harjumist jälle esimest korda, kui lähed, aga samas jah, et ma olen siin MX2 tsikliga ikkagi natukene vahepeal sõitnud, isegi Sebastian tsikli proovinud või ma olin veel testisõitja, et siis tegelikult ma testimised veel 2021 isegi sõitsin MX2 tsiklite asjadega, et selles mõttes, et ta ei ole nii võõras ei ole, jah. Kepa, sinu viimasest rahvuste krossist on 3 aastat möödas, et kuidas sa ennast täna enesetunde ja füssi ja kõige poolest võrdled 3 aasta tagusega? No 2021 siis ma võistlesin veel Saksa tiimis KMP Honda all, et siis oligi natuke teistsugune, sa ennem just rääkisite ka sellest, et siis ma sõitsin tiimi all, tiim tuli kohale, endal oli suht lihtne, lihtsalt pidid enda varustuse kaasa võtma, aga nüüd see aasta on kindlasti palju rohkem orgunnimist enda poolt, et kõik asjad nagu sujuks, aga õnneks jah, et Martin ja siis EMF on õnneks head toetajad kõik kokku ajanud ja siis meie elu on nagu selles mõttes lihtne, et kõik asjad nagu aidatakse ära teha ja makstakse kinni, et siis endal nagu väga palju asjade peale midagi ei kulu, trennid ja kõik, eks. Aga vormi poolest, no raske on öelda, et ma nüüd Inglismaal, mul oli viimane hooaeg oli 2019, selle raja peal, kus rahvuste kross tuleb Mäterlis, et seal nagu Inglismaa meistrivõistlusi või selliseid asju ei ole, et seal on siis ainult tehakse MM-i või suurvõistlusi, et seal ma sõitsin, ma arvan, viimati 10 aastat tagasi, aga ma arvan, et no, ma olen nii palju sõitnud, et mul nagu kogemusi on, et ma usun, et kui ma sinna raja peale saan, et siis tuleb nagu kõik ilusti meelde. Et jah, nüüd viimasel ajal ma olen rohkem nagu Eestis ja Baltikumis võistelnud, aga ikkagi, kui on nagu varianti ja võimalust, et siis ma käin nagu välismaal ka sõitmas, et see aasta sai käidud siis jah USA-s, et noh, sealt sain ka kindlasti, andis mulle midagi juurde nagu kas või rahvuste krossiks, et päris nagu kuskilt külaraja pealt ma ei lähe sinna, aga et lihtsalt tuleb need asjad nagu meelde tuletada ja endast parim anda. No sa Tihemetsa Intekas mainisid ka Eestis on suhteliselt raske nagu soonteks ette valmistada, et kuulduste kohaselt oled Kuimetsas Juhan Laanso põllud juba üles kündnud, et kas soont on tekkinud ja on harjutada saanud? Seal Kuimetsas siis Juss Laanso rajaval selle põllus on mõnusad sooned sees, et 2 korda seal käisin trennis, et sai kindlasti need käed mõnusalt ära põrutatud ja siis kindlasti midagi andis juurde ja no ütleme see füüsiline pool, et noh, kõik need võistlused on kaasa tehtud, iga nädal vajas võistled, sa teed kogu aeg trenni, et ikkagi ma olen nagu professionaalne sõitja, et selles mõttes jah, ma arvan, et see Kuimetsa trennid ja nüüd teeme veel kas homme lähme siis veel teeme väikse sükse raskema liivatrenni, et natukene füüsilist saada, ja siis ongi pühapäeval lähevad tsiklid minema, et siis on nagu tsiklid saadetud. Siis järgmine kord laupäeval juba sadulasse. Et oleks öeldud, siin kõik võib-olla ei ole nii detailideni kursis, sa oled aastaid Inglismaal sõitnud, elanud seal. Kuidas need olud, see keskkond seal teistmoodi on see teistmoodi või on sulle nagu see kasuks ka kuidagi, et sa oled seal Inglismaal aastaid ikkagi olnud ja sõitnud, kuigi see rada ei ole võib-olla see, mis meistrikate sarjas on? No kindlasti jaa, ta tuleb kasuks, et ma 2010 poole hooaja pealt, siis ma hakkasin järjest nagu Inglismaa tiimidel võistlema ja kuni siis 19-ni välja, kui seal ära lõppes. 2 hooaega siis sõitsin Saksa tiimi all ja Adakeid. Et kindlasti see Inglismaa keskkond, nüüd ma pole seal 5 aastat käinud, tuleb tuttav meelde ja loomulikult ta mulle ma arvan, et ta kasvatas minust väga hea sükse kõva raja sõitja, et kui ma enne seda, kui ma sinna 2010 läksin, ma väga nagu kõva raja peal ei säranud, et siis see kindlasti andis mulle nagu kõvasti juurde ja siis ütleme jah, et see rada nagu, mis seal Mäterlis on, et see nagu Eestis on väga raske selleks valmistuda,
aga nagu praegu meil on, ma arvan, parim meeskond ja me teeme maksimumi. No Tanel, milliseid radu sina Eestis oled eelistanud, et Mäterliks treenida või sul pole üldse vahetevahest rattad all ja sõidutundi tuleb, et? Jah, mul on tähtis praegu sõidutunnid, et ma käisin selles mõttes, tegin oma ettevalmistuses, viimase Adaki tegin kaasa, et okei, seal natukene, tegelikult tulemused ei olnud nagu nii pahad, aga natuke üle kivide kändude läks selles mõttes, sain oma põhja, sain alla, aga mul tehnikaga natukene oli seal tegemist, aga ma olen eelistanud praegu liivaradu. Mäterli osas, mul meeldib Mäterli rada tegelikult ja kuigi see on nagu hüppeid, suuri hüppeid, siis aga see pinnas või niisugune need sooned või mis sealt tekivad ja need hüpped on piisavalt suured, kus ma ei pea skraabima. ja siis, mida väiksemad hüpped, seda rohkem peab skraabima ja seda võib-olla ma hävin rohkem, kui nüüd on nagu ma ei pea mõtlema mingi väga, see on nii suured hüpped, et sellega, kui ma olen niimoodi nagu ajalugu tagasi vaadanud oma tulemusi Mäterlis on väga head olnud kogu aeg, kuna seal ei olegi mul vaja niisuguseid asju nagu teha, kuna seal on küll väga hüppeline rada või niisugune, aga see nagu tekitab nagu teistmoodi isegi eelise. 2,5 suured hüpped lähevad üle? Ma arvan, lähevad küll, et üks võib-olla hüppe on seal natuke oleneb, kuidas üles künnavad, et aga viimast korda, kui käisin seal, siis ma tegin ka selle Harriga kokkuleppe, et see on päris suur hüpe, ma panen esimene ring üles, nagu USA-s Laronoliit. Räägime sellest rajast siis natukene, kui see rada mängu juba tuli, paljude arvates kuskilt portaalidest loed ekspertide arvates. See on võib-olla üks täiuslikumaid motocrossi radu üldse. Mille poolest see nagu erineb teistest või mis see pinnas seal on, see raja profiil, mäed, langused, rääkige natuke see rada lahti. See on suht tänapäevaselt üles ehitatud see rada nagu, see on nagu, kus on teistes kohtades nagu ajaloolised rajad juba nii täis ehitatud, seal on nagu keset sükest nagu ütleme nagu väike org niisugune üles ehitatud tänapäevalisemalt see rada, mis tegelikult saab hästi lihtsalt palju rahvast majutada igale poole mäe külge, kõik on näha, ükskõik kus nurgast sa vaatad seda rada, tegelikult on kõik jälgivus on hea. Natuke nagu isegi Ernee, aga Ernee on nagu vana ajaloolise, nad on üritanud seal väga palju nagu muutuda see Ernees, aga kui võrrelda seda nagu Mäterleid, siis sellega on nagu, mis mulle meeldib ka, et see on päris pikk ring, see mulle meeldib nagu niisugune elemente mõeldud, kõik elemendid on ilusti läbi mõeldud ja siis niisugune mis viimasel ajal muidugi natuke on häirinud, et kui alustati, siis nagu küünti natuke rohkem üles, mis minu eelis oligi, et tekkisid niisugused sooned. Tänapäeval tekivad ka niisugused sooned, aga mingid kohad jäävad niisugused libedamad, kui muidu oleks olnud seal, kui esimesed MM-id või esimene rahvuste cross seal olid, siis see mulle meeldis nagu rohkem, et tulid niisugused sügavamad rööpad, et sa ei olnud lihtsalt, pidid vähekene mõtlema ka, et see põhitrajektoor läks nii sügavaks lõpuks, et sa pidid vähekene mõtlema siit või sealt, aga jah, et see kogu see tänapäevasem rada ikkagi natukene ehitatud. Ta on selline avatud kurvidega ja ma tahtsin küsida just, et Eestis on temaatikat pakkunud see aasta see radade kiirus on ju, et kuidas Inglismaa rada tegelikult peale vaadates tundub väga kiire, kuidas ta sõites on, ma ise pole neist kunagi sõitnud seal. Ei, ta ei olegi selline ikka kiire, sul on suht palju off-cambereid näiteks, mis tähendab negatiivse, see ei saa lammutada seal nagu, et elemendid või hüpped või mis asjad, need tõmbab kohoon maha või need nukad, kuidas on tehtud, võib-olla meie lihtsalt see Eesti tasemega sõitjad ei saaks niisuguste hüppete nurkadega hakkama. Mäterlas kes karm. Et see nagu, me ei saa täitsa, üks me peame kõik arvestama 65-stega ja pärast Eestis tulebki veteran lõugab, et ei, see on liiga ohtlik või mis te üldse teete siin kaksikut või midagi, siis on, samas me peame arvestama eestikatel pro seda taset, kuidas me saame välismaale paremini ja mis mina näen tegelikult natukene, võib-olla peame ka Eesti radadega natuke kaasaegsemaks minema, kuna kui me vaatame, mina, Kepa ja Harri oleme suht vanad ikkagi ja oleme rahvuskoondist esitama, siis me peaksin tegelikult just valmistama ette uut põlvkonda, et mingi hetk need teistmoodi kriitikat peame alla neelama ja lihtsalt me peame tooma, midagi teha ei ole, natukene motocross on ohtlik, aga kui me tahame tänapäevaga kaasa minna, siis me peame niisugused asjad läbi viima, ma arvan, muudatused, et mingites osades, aga muidugi me ei taha näpuga näidata ka crossiradade peale, nemad on ka maksimum, et igal pool asjad on piiratud. Ja eks kombineerida on alati raske, et kõigil oleks turvaline, samas prodel oleks... Me peame nagu aru saama, vaata crossiraja omanikud, meil on väga palju hobimehi ja eks nad nagu
ju see sõitjaskond ja raha tuleb ka nagu hobimeeste pealt, et seda rada korras hoida, et seal ongi, et noh, ühtepidi Tanelil on õigus ja teistpidi me saame ka rajaomanikest aru, et noh, siis tulebki leida see kesktee. aga lihtsalt me ei tohiks minna nagu liiga Facebook varjod, aeglasemaks me saame ikka neid teha, et nad ei pea olema nagu nii täisgaasiga. Et ei pea ohtlik olema, aga lihtsalt võtad natuke tempot maha mingi. Supercrossi kolmik pole ainuke, mis hoogu maha. Et mõtlengi, et niisugune mõnikord just see aeglasem rada on just ohutum, et kui see suure kiiruse pealt see õnnetus juhtub, on isegi hullem, et okei, võib-olla neid õnnetusi juhtub rohkem väiksema kiiruse pealt, aga kui suurema kiiruse pealt juhtub midagi, see on nagu tõsisem. Aga lihtsalt see nagu lähenemine peaks olema sõbralikum kõik. Et me kipub kohe minema nagu... Ja et diskussiooni ei ole, vaid tegib kohe riid nagu, tegelikult seda diskussiooni on väga vaja, et asjad muutuksid edasi läheksid. No MM-karussellis Mäterli-rada on sees olnud. Kui suur eelis nendel sõitjatel on, kes seda on siin aastast aastasse saanud ikkagi sõita? On see rada sama või võib oodata mingeid üllatusi? Ma arvan, et see rada on eeliseks, isegi Kepa on isegi seal sõitnud ja Harri ja mina, et seal ta on tegelikult nagu see suht nagu triki, kuigi nagu minul on niisugused nagu rajad meeldivad sõita, aga kui täitsa esimest korda lähed sinna, see vajab harjumist, et need hüpped või asjad, need on nagu, noh, see on selline, meil ei ole isegi sellise hüppestega rada, et see on natuke teistmoodi. Nii et austraallased, usakad, neil võib alguses keeruline olla. Ja, aga nemad on ka oma sarjas nii professionaalid on sinna valitud, et ja nad iga Lorentsid on ka siin sõitnud. Ja USA-s isegi veebid või ma ei mäleta, kas Tomas harjuvad kohe ära. Nad harjuvad kohe ära, jah. See vaba trenn on nii suur, aga lihtsalt nendel on see kogemuspagas nii suur, et kui meie siit Eestist lähmegi, noh, mõtlengi, kui metsa põllu pealt ainult, siis on see väga karm rada. Või tanko pealt. Aga... See ennem käis läbi see igasugusteks oludeks valmis olemine. Ühendkuningriigid on teada tuntud oma ilma poolest kurikuulsalt. Oktoobri algus Inglismaal, Kepa, sa oled seal elanud. Kui suur tõenäosus võib olla, et seal ootab ees üldse mudakross? No seal võib tulla, aga tegelikult oktoobrid on seal, kui ma seal olin, et on kindlasti parem kui kevad. Kevad kipub seal venima, niisugune vihmane. Et ma arvan, et seal võib ka täitsa normaalne ilm olla, et see oktoobrikuu ei tähenda, et seal kindlasti vihmasadu on. Aga noh, kunagi sa ei tea. Täna hommikul huvi pärast vaatasin. Muidugi nii pikalt ilma ette ennustada on ikkagi väga keeruline. Nädal aega näitab päikest, aga laupäeva hommikust alates näitas sadu. Ootaksid, et sajaks Tanel? See on raske öelda. Võib-olla põhipäeval see kvalisõit, seda tahaks nagu turvalisemalt ära teha, kuna ega poriga võib enne ka midagi olla, vaata, et lähed teise kurvisse, keegi peab su ees porisest pikali maha, see sõiduaeg on nagu lühem, kvalis, see ei ole 30+2, kus kui põhisõidust tuleks see poris, siis ta on nagu teistmoodi ellu jäämine, see sõit on nii pikk, et sa lihtsalt pead selle vinduma lõpuni kuidagi hambad ristis, et vahet ei ole, mis tulevad sul pori või see prillide või asjadega. See 20+2 on kõigele niisugune nagu, et selle võib-olla nagu, kui midagi läheb untsu, on nagu isegi seda kaotatud aega keerulisem tagasi teha. Aga olete täna juba Martin strateegiate peale ka mõelnud, kuidas need stardikohtade valikud ja kuidas see otsustamine üldse käib, et kas sa mõtled välja ja räägid poistega siis või mis te olete mõelnud strateegiate koha pealt? Meil enne jäi vähe jutt pooleli ka, vaata, see alguse poole, et sa küsisid, kuidas see päeva nagu tiimijuhile on. Et reede on ülesandmine, dokumentatsioon, kõik sellised pooled. Loosi tõmbamine. Ja ka loosini. Mina kunagi sai tiimimanager loosi tõmmata. Täna tõmbavad Monster tüdrukud meie eest loosi. Et me peame siis usaldama Monster tüdrukut, et tõmbab hea loosi meile. Aga see hästi palju sõltub stardikohast. Et see stardikoht, mis meile tuleb siis, et eks vastavalt sellele peame lähtuma. Aga minu kindel seisukoht on ikkagi, mitte kindel seisukoht, aga me kindlasti arutame seda kõigi 3 sõitjaga. Aga võimalusel, ilmselgelt me teame, Harri on hea start, jah. Kui meil on ikkagi eelmine aasta ka, me Ernees panime mõlemad korrad Harri nagu sissepoole, kuna tema tõenäosus starti võita või esimese 3 hulgas minema saada nagu üsna kõrged. Et siis me tegime selliselt, aga eks ole näha, kuidas see aasta läheb, aga ilmselgelt peaks ka olema nagu eelis MX2 sõitel, palju pannakse MX2 sisse, et me peame vaatama olukorda, mitme stardikoht meil on, kuidas Harril nagu see stardid asjad kujunevad, kuidas ta sikliga, sest veel kord, see ei ole ka tema enda sikkel, ta läheb nüüd Saksamaale seda testima ja sõitma. Aga see tuleb koha peal, ma arvan, et me kolmekesi koha peal räägime, vaatame, kuidas me stardikohad valime. Koha peal, aga minul on näiteks väike idee ikkagi olemas, oleneb näiteks, kuidas läheb ka kvalifikatsiooni sõita laupäeval.
top 10 oleme, siis me saame päris okei. Siis ma paneks 4,5 kook sisse. Ja laupäev näitab nagu tegelikult ära, kuidas keegi rajaga harjunud on, kuidas kiirused on, kuidas minek on, et siis vastavalt selle mina arvan, et tugevamad tiimid panevad MX2 sinna sisse ja kui on näiteks näed, et hästi palju MX2 läheb sinna sisse, siis mina paneks suure sikli sinna ja kasuta see võimalus ära ja just Harri puhul ja isegi Kepa puhul ja küll mina seal väljapoolt välja hoidnud nagu teistmoodi, aga see, mis mina näen praegu, aga kunagi ei tea. Kui me oleme juba kolis 17-19, siis väga vahet ei ole, kui tegelikult siis me oleme päris mõlemad oleme nii palju väljas kõik, et siis nagu siis tuleb mingi otsus langetada, aga hea on, kui tuleks hea loosiõnn top 5, kui lähebki untsu, siis keerad selle kurvi sealt seest ära ja tuled ikka top 10 välja, aga loosiõnn alati ei pruugi õnnestuda. Ja ma korra küsin, et päris palju on kõneainet pakkunud üldse USAs igal pool, et mis te sellest loosi asjast üldse arvate, et nii suur üritus, nii palju finantsi läheb sinna, et koondised sinna jõuaksid ja siis mingisugune pall otsustab selle, et kuidas kogu nädalavahetus algab, et kõik kolm võite oma nägemus öelda ja kui on paremat ideed? No jah, vaata seal tegelikult sul on vaba trenn ja seal kvalifikatsiooni ei ole, et mille järgi nagu panna, et siis ma ei tea, mul nagu vahet ei ole, võib see loos ka seal nagu olla, et nii ta on, ma arvan, et ta on aastast 47, ma ei tea, milles ajas see loos tuli, et kui ta ajalooliselt on nii olnud, et siis ta võib nagu olla, mul ei ole vahet. Või ajalooliselt, kui ta on olnud, siis on jah äge, aga ühtepidi ma saan aru, aga teistpidi jällegi teeb ka see põnevamaks natukene. Just need, kes võrdsustab, et aga jah, et eks need kindla peale minejad, nemad tahavad ikkagi saada seda top 3, top 3-s olla, et siis kui sa oled top 3-s ja kui sa pead näiteks oledki USA ja pead viimasena seda puud valima, ei saa seda starti ja valis ei saa olla top 3 juba, siis see tähendab see teine mees, nemad mõtlevad just selle, et mitte, et see esimene mees saab seal 5. või 10. kohta valida, vaid see teine mees muidu saaks juba 30. Et kui sa oled 3, siis sa saad 23. see teine mees, et see annab nii palju eelisi selle teisele meele stardis. Et see on see, miks need suured tugevamad tiimid või föderatsioonid tahavad seda just, et okei, laupäev ongi ajasõit, et siis kindla peale minna kogu aeg nagu. Ma ei tea, minu arust on see loos nagu hea. See mingil määral annab põnevust. See on üks osa sellest reedesest programmist. Täpselt, programm, eks ta võib-olla ka mingil määral, ka jalgpallis on ju alagruppide loosimised, et eks ta selline suur spordi nägu ole nagu see ja ilmselgelt rahvuste kross on ka ju ikkagi maailma suur sportide nimistus ilmselgelt, et kui me vaatame pealtvaatajate arvu 100+1000 on ju ja ülekandete arvu mitmesse riikide jõuab ja kui palju see nagu kajastub ja kajastub kogu selles mootorrattatööstuses, mis üldse ei ole nagu väike maailmas, et ärme ainult mõtle motokrossi mootorratta tootmist. Nagu viimastel aastatel näeme, siis Ducati, Triumph, et järjest rohkem tänava mootorrattabrände astub off-roadi maailma sisse, et me ei saa üldse seda nagu alahinnata, et tegelikult see audients ja see, keda see kõnetab, on väga suur, et ma arvan, et see loos on põnev, minu pärast ta võib jääda, et ma täna ei oska küll paremat ideed neile pakkuda, et lihtsalt tuleb loota, et meil on loosi õnne ja minu arust meil ei ole ükski aasta väga halba kohta olnud, et me ei ole kunagi olnud seal tagumises 10, me oleme alati olnud minu arust niisugune seal top 15 piirimail oma loosidega. Jah, täpselt. Aga sinna veel jõuda, siis see loos ongi see, mida tegelikult oodatakse reede või siuke põnevus või meediaaine, kõik see kajastus pärast see motocrossile tegelikult on kasulikum, kui oleks lihtsalt see kvali, see osa show'st. Osa show'st, jah. Räägime korraks teistest koondistest, konkurentidest ka natuke. Oska kedagi üldse favoriitidena välja tuua või mis mõtteid need nimed tekitavad? No, vastad sina. No, ma näen niisugust nagu mingil määral 4 tiimi, kuigi sinna lisandub paar tiimi juurde. Et ma näen Austraalia on kõva, Prantsusmaa on kõva, USA on kõva, Holland on kõva niisugune, ma arvan, kes nagu, aga rahvuskrossi on see, et sa pead saama need MX2-ga need stardid või asjad ja siis sinna lisandub, ma arvan, Saksamaa ja Hispaania nagu. Ma arvan, Belgia jääb natukene veel nagu tahaplaanile, et see Sassa oli vigastatud ja siis pandi nüüd keerts Liami asemel on ja kunagi ei tea, Itaalia on natuke, ma arvan ka, et eelmine aasta üllatus oli poodiumil, aga rahvuskrossi ongi see, et sul on vaja need stabiilsus ka muidugi,
et kes võtab selle riski lõpuks on ju, läheb sinna ja nagu meil oligi seal nagu Harigi kukkus viimane sõit, Staris oli see kukkumine. Hispaania tegelikult rikkus väga palju seal šanssi ära, aga just see Hispaania tegelikult oma MX2-ga see ühe tulemuse kirja saab, siis tegelikult Fernandez ja Prado tegelikult ei ole üldse paha kombo nagu, et kes seal, siis oleme jälle ilmastikuoludest natukene. Ma arvan jah, et paberi peal on nagu väga palju kõvasi meeskondi on ju, et aga nagu ajalugu on näidanud, et siis ikkagist tuleb igasuguseid asju seal rahvuste krossil ette, mida sa ei oska nagu oodata, et siis selleks tuleb valmis olla ja et ma arvan, et rahval saab väga põnev olema jälgida seda kõike mängu. Eestil mitu korda on tegelikult napilt jäänud 3. koht kätte saamata, 4. oleme olnud mitu korda. Milline rahvuste kross teil endal kõige eredamalt võib-olla meeles on, Tanel, kõigepealt? No okei. Esimene oli niisugune, mis oli nagu täitsa teistmoodi rahvuste kross minu jaoks. Üldse see rada või see kogu värk, see jääb nagu eluks ajaks ka teistmoodi meelde. Ja siis nagu tiimina natukene nagu 2004 on meeles, see oli kõige lähemal käega katsutav nagu poodium. Aga samas jällegi, mõtlen seal ja meil usati ja niisuguseid asju ei olnud kohal, et see natukene ka võib-olla päästis võib-olla seda olukorda, aga lihtsalt see mõnikord peadki olema siis mees ja ära võtma selle sealt, et tegelikult see oli nagu kõige lähemal, aga nagu see nagu tiimina niisugune kõige, mis on meelde jäänud ja samas jällegi... Sina, Aigar ja Just Leans olid siis? Ja aga samas, mul on neid nii palju muidugi, samas kui mina, Aigar ja Aavo olime koondises nagu teistmoodi see ja nagu kui isiklikult võtta, siis oli 2008 Inglismaalt see Donington Parkis viimane sõit. Tegelikult mul oli võimalus see nagu sõit võita. Viimane ring nagu poole ringi pealt, mõtlesin, et ma võtan veel riski, aga kuidagi see Sebastian Porcel nagu pidurus seal kinni, ma tulin suure hooga mäest ja ripsasin tema nagu tagaratast ja siis käisin pikali, aga suutsin veel sõidu teisena lõpetada, aga lihtsalt see võimalus nagu võita see sõit nagu, see oli nagu päris lähedal ja muidugi mulle meeldis ka 2012 Lommel, et seal mal tulid head tulemused, aga lihtsalt see isiklikult on 2008 ja siis niisugune tiimina 2004 ja see kõige esimene rahvuste kross oli nagu eriline. Ja mulle, ma arvan ka ikkagi, kui sa esimest korda lähed, siis silmad avanevad ja mul läks see uks lahti, et 2007 hästi Paatski riigis ja veel erilises kohas ka, et nagu teisel pool siis ookeani, et see oli üks erilisemaid ja ma arvan, et kus ma ise nagu kõige paremini sõitsin, võib-olla oli siis 21 Mantovas, et ma tegin seal nagu nii-öelda enda kõige parema tulemuse, millega ma aitasin tiimil nagu normaalne koht saavutada. Aga kui radadest korra veel natuke rääkida, et järgmise aasta rahvuste krossi radataavest tuleb selle aasta üritusel siis välja, et kas on mingid sahinud ka juba, kus võiks toimuda või tuleb teil endal mõni mõte, et mõned rajad on päris palju korduma hakanud rahvuste krossil, et millist võiks rajad olla ja riigid, kus võiks toimuda veel? Ja minu arvates et võiks olla nagu natukene ikkagist erinevates kohtades, et mitte iga aasta tagant käia seal Mäterlis ja Ernees, et ma saan aru, et jah, see nagu raha paneb kõik asjad nagu mängu ja käima, aga natuke ikkagist asja nagu mitte ainult raha peale nagu mõelda, et siis nagu oleks huvitavam teisi radu näha ja siis, aga jah, ma olen kuulnud, et järgmine aasta peaks olema USA-s, aga milline rada, seda ma ei oska öelda. Millist rada ise sooviks väga näha veel? Southwicki tahaks minna. Ja mina näen ka, et järgmine aasta on, ma arvan, kõlakad ikkagi USA-s, et ja ma olen kuulnud Ironman, et see, kui ma seda vaatan, siis see oleks nagu minu pinnasega rada natukene, aga ma arvan, järgmine aasta ma rahvuste krossil ei lähe, aga lihtsalt see... Seda ütled sa täna? Seda ma ütlen, täna kunagi ei tea, aga ma arvan, et ma järgmine aasta väga niimoodi ajaliselt ei ole võimalik üldse, et kui tahan veel poistega rohkem Euroopakaid sõita või asjad, siis et see aasta oli niigi mul valik, mõlemad tegid nagu järgmisse klassi, kus ma valisin neid Euroopakaid, aga kui tahad ikkagi, peab veel panustama nende poistega, et kui tahad maailmas läbi lüüa, siis ma pean veel rohkem nendega neid suuremaid sarju kaasa sõitma, et rongis mitte maha jääda, aga ja siis mul jääb veel enda jaoks veel vähem aega, aga ma nõustun nagu Kepaga, et vahepeal korraks läks, et tuli vaata Keegum siis see rahvuste kross, Tootsental on ju niisugune nagu päris nagu teistmoodi, nüüd on natukene kas mugavaks jäetud ja ongi, et raha tuleb nagu nii lihtsalt, ma saan aru, rahvast on lihtsam paigutada seal Inglismaal on ju ja siis see Ernees annab see teistmoodi efekti ja siis
pendeldaksegi see põhimõtteliselt minnakse ükskord USA-sse, siis 2-3 etappi on siin Euroopas, siis jälle USA-sse. Noh, mis USA variant ei olegi võib-olla paha, kuna tahavad seda saada, seal erinevaid radu kasutada. See on ka eurooplastele uus seal tegelikult. Jah, aga lihtsalt see siin Euroopaski näiteks, kui oli Lommel või siukene, need olidki niisugused põnevad, et natuke nüüd viimasel ajal ongi see Matterlis on nagu nii palju kordi juba kuidagi nagu olnud, et tegelikult siin on auke küll, kus nagu neid rahvuste krossi teha. Kui Euroopast üks rada välja tuua, ma ei tea, oma MM-sarja aegadest või mis on selline, kus võiks toimuda, kus endale meeldiks ja kuhu ka võib-olla sobiks kompleksi mõttes, tuleb mõni selline pähe? Minule näiteks ükskord meeldis, et täitsa uus rada ehitatud Itaalias näiteks oli, et see oli ka, ja kõigil oli see võõras, kuna keegi ei saanud seal trenni teha, kõigile niisugust nagu ei andnud mingit eelist. Mulle täitsa isegi meeldis niisugune... See oli siis asfaldi peale tehtud või? See oli Franciacorta. Kuidagi ringraja äärt, aga see kasutas seda mäenõlva ära ja mulle meeldis ka näiteks Solder kunagi ja niisugused võõrad rajad või asjad, nooremana ma kohanesin päris kiiresti, et see andis minule eelise nagu, aga okei. Aga lihtsalt siin, kui ma vaatan neid, kui suur see üritus on, siis tegelikult seda saabki teha mõnikord niimoodi, et ehitataksegi kuhugi nagu teistmoodi see valmis ja kasutatakse nagu teistmoodi seda ära, et... No natuke on läinud jah Infront selles mõttes, et tegelikult oleks ju palju neutraalsem pinnas ka, kui USA sama aega, siis siin Infront ei kasutaks oma sarjaradu. Et see oleks nagu igal juhul äge. Aga räägime natukene eesmärkidest ka, et mingi peas on ju ikka mingi tulemus ja mõte, et mis oleks hästi ja mis oleks nagu lati alt läbiminek, et mis mõtted üldse on, mis oleks hea tulemus selle aasta rahvuste krossil? Ma alustan. Nagu ikka ma arvan, et esikümnesse oleks väga-väga super tulemus tulla, et nagu praeguse meeskonnaga ma arvan, et kui kõik teevad head sõidud ja selles mõttes, et ma arvan, et see esikümme on nagu reaalne eesmärk, et anname endast parima. Jah, nagu meie see keskmine tulemus on 9.0, siis keskmise tahaks ära teha. Keskmise tahaks ära teha, et kui isegi top 10 ongi see nagu maagiline piir, tuleb alustada mingi väiksemad sammudest, et mõtlen nagu saada sinna finaali, kuna eelsõidud on ikkagi päris lühikesed ja kunagi ei tea mingi todakas asi, stardi kukkumine või kõik ei sõltu alati sinust ka, et sa pead, sul ei ole seda aega nagu seal nii palju seda tagasi teha või ja kõik on sellised näljased, et just selline mõnikord nagu kus ma ütlen, open class isegi natuke võib-olla rahuneb maa, kui see on paar starti läinud, aga tavaliselt nagu Kephal on võib-olla just kõige keerulisem, kui see esimene start läheb, siis kuidagi, siis kõik juba nagu tahavad ära panna ja siis mingi hetk tuleb nagu reaalsus tagasi ja siis MX2, MX nagu 3 siis või Open nagu. Seal on nagu siis natukene tegelikult nagu tavaliselt maha rahunenud natukene ja siis hakatakse mõtlema nagu selgema peaga natukene. No aasta suur sündmust, sellist elektrilisust on nagu sõitjates näha, et kõik on... See on nagu hooaja esimesed võistlused, kõik lähevad ju, see on minu aasta, et kõik läheb panema, siis tuleb reaalsus natuke tagasi, kui nähakse mingi kukkumisi või asju, et tegelikult peab ühe mõistusega võtma, et ei ole lihtsalt ma lähen lammutama. Kas või kuidas see rahvuste kross sõitja enda individuaalselt peas erineb tavalisest krossist ka see, et seal on tegemist ikkagi meeskonna sõiduga, kas sellist mõttemängu on natuke rohkem boksist infot teiste tiimikaaslaste tulemuste kohta või ikkagi nagu lõpuks sõitjavaatest on eesmärk oma asi ära teha lihtsalt? Jah, see vibe on natuke teistsugune, et kui muidu me Tanel ja Harriga nagu võitleme üksteise vastu, siis seal me peame nagu oma asjad kokku viima ja üksteist aitama, et kui me midagi nagu näeme või raja peal, et ma tulen sõidust, ütlen talle, et seal oli mingi, ma ei tea, nõme löökauk, on näite. Et siis räägime omavahel asjad läbi ja selles mõttes on nagu niisugune nagu meeskonna värk rohkem, et... Ja Harri selja tagant tuleb siis kinni ju, jah, kas või seda näiteks, et tuleb nagu läbi mängida, et see tiim saaks võimalikult nagu parima tulemuse, tuleb siis vahest ka võib-olla enda asjad mingid ära, enda nagu isiklikud egod maha matta. Jah, ja mõnikord näiteks eelmine aasta võib-olla vigastasin Põlve, ma oleks võib-olla oma sõitmise pooleli, et kui tiimi eest lähed ikkagi siis pingistad ikka ammet rist nagu teistmoodi selle lõpuni ära, seal on lihtsalt mingi teistmoodi kohustus ja tuleb lihtsalt see tiimi eest alla neelata ja ära teha, et kui lihtsam on oma sõitu, aga kui sa võtad kogu tiimi pilti, siis nagu sa pead mõnikord lihtsalt
selle ära kannatama, et ja iga hinna eest nagu võitlema lõpuni, et see ongi seesama natukene tiimi vibe jah, et kui muidu konkurents oled, siis head suunad ei ütleks, et kuule seal nagu... just. No ka. Ma arvan, et meil hakkab saada jah, loodame, et see keskmine ajalooline 9. koht ja top 10 saab ära tehtud. Kõigepealt loodame, et laupäev kulgeb sujuvalt ja hästi. Me igatahes koos kõikide vaatajate ja kuulajatega soovime palju edu, elame kaasa, hoiame pöialt, kutsume kõiki siia ühisvaatamisele pühapäeval. Ja igal juhul teile ka ja Martinile samamoodi suur tänud, nii vahetult enne saite meie saatesse tulla. On väga kihvt, et Eesti rahvale selliste vahetut uudiste infot saame pakkuda ja sõitjate tagamaad rääkida, et see on igal juhul vinge. Meil on hea meel siin olla ja tänud, et teie teete selle. Aitäh! Ja meie vaatajatele ikka, et kui saade meeldis, pange like ja subscribe'i ja meie lubame üles soojeneda ja rohkem neid saateid siin sügisel tegema hakata. Aitäh! Tšau! Oota, väike bloopers ka pärast, võib-olla saate panna. Muidu see auk on nagu olnud siin, aga üks auk on edasi läinud natukene, et MX2 värk. Selle paneme highlightsi. See on tõestus, et ta teeb trenni. No tere, Harri! Euroopas tagasi. Oled unerežiimi paika saanud endal? Jaa, vaikselt on saanud, et tavaliselt jah, mul läheb siuke 4 ööd aega, et nüüd hakkab juba vaikselt looma see, et eks esimpäevad ikka rasked, aga õnneks oli vaba nädalavahetuse aega seda unerežiimi tagasi saada ja nädal aega on veel aega crossini. Ja no kuigi teemaks meil siin täna on nädala lõpu sees ootav rahvuste cross, siis ikkagi üle ega ümber ei saa sellest, et sina tulid USA-st, lõpetasid enda hooaja nii-öelda supercrossi peal. Oleksid sa kevadel arvanud seda, et sõidad septembrikuus Las Vegases supercrossi? No ütleme, suve alguses oli siuke kerge eesmärk küll ja, et no eks ma arvasin punkte, palju ma eelmast sain, palju see aasta peaks saama ja et palju peab keskmine saama per etapp välikrossil, mis ma teha saan Brasiilia etappide kõrvalt, et kui saaks nagu keskmine 20 punkti per etapp, et siis ma teadsin, et võimalus on supermotorisse saada ja ütleme, esimesed 2 võib-olla nii hästi, aga siis järgmised 3 läksid väga hästi, kui sai top 10 sõidetud, et siis nagu hakkas juba looma ja tundus, et see on täitsa võetav ja nii ta läks. Kuidas enda supercrossidega rahule jäid nüüd hooaja lõpus just, et tegelikult läks vist suht iga etapiga aina paremaks ja kindlamaks see tunne? No oligi, et kuna viimasel välikrossi etapil nädal peale ma olin nagu haige ja et siis oligi, et trenni enne seda teha ei saanud, mingit superrossi või superrossi laadset rada. Et siis oligi nädala sees mingit trenni ei olnud, nädalavahetus oli mingid crossid, kas siis välikross või see oli üks väiksem cross seal läänerannikul Vašugalis seal enne seda SMX esimest etappi. Ja siis oligi, SMX olid iga nädalavahetuse sõidud ja nädala sees ega ma lihtsalt lendasin, olin kellegi sõbra juures, et lihtsalt olla kuskil, sest meil oli üks pill, et trenni teha ei saanud. Aga eks ma peas oli ikka, et ma teadsin, et esimene etapp elame lihtsalt sisse, proovime teha maksimumi, proovime mõned punktid saada ja et iga etapiga paremaks minna, sest teine etapp oli topelpunktid ja viimase etapp oli 3-kordsed, siis ma teadsin, et viimane etapp on kõige tähtsam, et sealt siis mida rohkem ma seal punkte teenin, seda suuremad vahed tekivad. Ja ütleme siis viimasega siis sai väga üllatada ennast, et eks esimesed 2 oli ja ma kindlasti mõtlesin üle, oli natuke närvis, et see rada natuke raskem, tehnilisem, et kuidas saab hakkama, aga jah, et kindlasti täitsa oma potentsiaali esimestes etappe ära sõit, kuna lihtsalt mõtlesingi muid asju, aga ütleme, viimane etapp oli siis väga super hea, et see oli isegi nagu üle ootuste hea. Sul on see hooaeg tegelikult mitu korda tulnud siin ikka supercrossi ja tavakrossi vahel laveerida juba kevadel Brasiilias, sa sõitsid seal vahepeal vaheldumisi ja nüüd hooaja lõpus ka, kui keeruline sõitjale see ikkagi on kolida crossi rajale, supercrossi rajale ja nüüd sa pead jälle vastupidi tagasi kolima. No ja, et see Brasiilias oli puhas siuke arena cross, kui sa lained ka, et see oli nagu siuke supercrossi arena crossi laadne ikka, et see oli puhas
siuke lühike ring ja nii, et aga need olidki seal Brasiilias, ma võtsin nagu väga mõistusega, et oligi, et see oli enne minu esimest avaetappi Rallycrossil, et siis ma tegingi seal väga miinimumi ära, et lihtsalt kuidagi sõitsin lõpuni, et saada sinna Ameerikasse, mis oli mu eesmärk ja siis teine etapp ka see, noh, lihtsalt ei nautinud see rada ka ja siis ei tahtnud üleliigseid riske võtta, kuigi teise etapil ma olen teinest kolmas, et see oli päris okei. Aga et noh, õnneks tiim oli suhteliselt rahul sellega. Aga ütleme jah, see Ameerika supercross, noh, see oli kõik supermotor, et seal laineid ei olnud, rütmisektsiooniga oli vähem, et seal oligi, et noh, pool rada ikkagist oli enamus, oli sellised kurvid, liivasektsioon ja crossi raja moodi, et sealt nagu tulla nüüd tagasi outdoori peale või noh, välikrossi radade peale on nagu väga lihtne selles mõttes, et ega ma seal crossil ka sõitsin esiamort ju täiesti sama, mis mul välikrossil oli. Tagamort oli suti jäigem, et tegelikult nagu amordi suhtes ka, noh, tsikli suhtes üldsegi, sest meil oli põhimõtteliselt koopia, mis välikrossil, et see nagu tsikli osas nagu on väga lihtne tulla tagasi ja noh, eks ongi, et nüüd ma saan nüüd ühe päeva homme siin Saksas sõita ja et siis eks sellega loodetavasti harjub ära ja ma just tahtsin ka küsida, et kui palju sa oled jõudnud juba siin crossi rajal sõita või kas jõuad üldse? Ja no meil oligi plaanis tegelikult 2 päeva sõita, aga kuna täna siis on esmaspäev meil enne Rahuste Krossi, siis täna oli nii palju vihma ja rajad olid ka kinni, et siis otsustamegi, et teeme homme ühe päeva, et mulle täitsa piisab sellest, et eks seda Krossi on sõetud ka nii palju, et juba noh, ma suudan seda ümber siis harjuda ka päris kiiresti, et isegi kui läheks otse Krossile, ma arvan, et sellest ei oleks midagi, aga kuna ma sõidan jah siis Sarholtsi tiimi all KTM-idega see Rahuste Kross, et siis üks päev oleks ikka hea nagu lihtsalt ennast lahti sõita siin Euroopas selle ilmaga, et ilmad on ka natuke jahedamad kui Ameerikas, et harjuda see ilmaga, harjuda selle tsikliga ja siis ongi, et üks treenipäev alla, et see on ikkagi natuke lihtsam minna siis nädalavahetusele vastu. Tehnika mure siis on lahendatud selles mõttes, et USA-sse vahepeal seal, me teame, ostsid ise endale poest tsikli, sõitsid sellega, et siin vähemalt sul nii-öelda tiimi poolt tsikkel ootab ja tehnika on olemas. Ja, et USA-s oli jah päris omal käel, et kuna alguses, mida üldse palju me teeme, et täitsa algne plaan, et teeme 2 etappi Ameerikas, siis teeme veel 3, siis läksime punkti hästi, no teeme selle 4. ka juuli lõpus. Siis ma olin juba, vist olingi top 20 juba ära Supermotorsi sarjas, et siis oli, et noh, peame lõpuni tegema. Aga õnneks ma siis hooaja lõpus sain, kelle ma sikli maha müüsin, sain nende kaudu siis uue nagu sikli tasuta, et kasutada, et see oli nagu suur abi, et ilma selleta ma arvan, et see olekski vist jäänud tegemata üldse. Et need tulemused ja siis kõik kontaktid, mis me saime, et oli noh, suur abi. Aga siis oli jah, et kuna ma KTM-i sõitsin terve hooaeg nii Brasiilias kui Ameerikas, mõtlesin, et nagu Euroopas võiks ka olla ikkagi sama pill ja noh, mul oli 2 tsiklit ikka vaja, millega minna siis crossile, et ühega ei saa minna, et ja kuna ma teadsin, Sarholtsi tiimi on mitu korda oleme sõitnud koos, ühe täishooaja, siis mitu talve Superrossis, ka see jaanuarikuus see aasta tegin ühe selle Superrossi Dortmundis, et siis ma teadsin, et noh, see sikkel on mootori poolest väga hea, sumbutajad, noh, enamus jupid on kõik, millega ma terve hooaega olen sõitnud, nii rehvid kui sumbutaja kui mingid mugavusasjad, et seal lenksud ja rutskad, et siis ma teadsin, et hästi lihtne ongi nendega minna, et on 2 pilli, kõik asjad olemas pilli küljes, nad teavad juba, mis mulle meeldib. Et ma lihtsalt eile kirjutasin paar sõnumit, et kuule, ma toon enda amordid ja et siis homme testime ja nii ongi, et või noh, testime, sõidame, et selles mõttes hästi lihtne oli see ja me saame kokkuleppele ka nagu selle rendi osas, et ma arvan, et see lõpuks lahenes väga lihtsalt minule ja ma arvan ka kõigile siis. No aga nädalavahetusel juba rahvuste kross ees ootamas. Sa oled ise pikalt Inglismaal elanud, nende olude radadega seal tuttav, kui me mõtleme Matterley Basin, oktoobrikuu rahvuste kross, mis meid seal ees ootamas võib hakata? Ma arvan, et niiske kindlasti saab olema, kui mitte siis mudane. Et eks ilmateadet praegu ikka jälgid ja muutub iga päev, aga mingi päev näitab rohkem vihma, mõni päev vähem, aga noh, oktoobrikuu ja Inglismaa, see on jah,
väga suur tõenäosus, et ikka saame sihukest natuke muda ja sooni ja noh, suured hüpped materjalised, siis ei, selles mõttes mul on nagu okei, et noh, ma olen selle ka kuidagi peas ette valmistanud, et nagu, et tuleb mudakross ja siis, ja noh, selle suur plaanis on, mis on, et kõigile sama ja Rahvuste kross on alati kõige lahedam kross aastas, et kõik on kohal ja need fänne on palju ja tiimikross sihuke, et saavad oma meeskonnaga koos olla, et see on nagu ülilahe seda laevutust läbi viia ja ei ongi, et suures plaanis rada, ilm on, mis on, et tuleb lihtsalt ise nagu valmis olla kõigeks ja teha anda ennast parim. Rada ise sulle meeldib, on okei, millal viimati sõitsid seal? Ma tegin eelmine aasta selle viimase MM-i etapi ka seal ja siis meil oli päris sihuke, väga head olud, et kergelt oli rada nihuke niiske, aga hea gripiga, et see oli nagu ülimõnus ja siis ma sõitsin päris hästi seal. Et mulle meeldib jah, kuidagi viimased aastad on kõvarad sobinud väga hästi mulle ja ütleme isegi see aasta ma arvan, et selle KTM-iga ma olen rohkem või paremini sõitnud kõvadel kui liiva peal, et natukene on ju, et siis ma arvan, et ootan nagu väga seda krossi, et Rahvuste krossi kuidagi eriti kui MM-i võrreldes ja Rahvuste krossi, siis Rahvuste krossil alati rada on nagu natukene paremini prepitud, et selles mõttes, et on alati nagu sihuke ülikaif ja nauding sõita, et natuke meenutab nagu Ameerika radu. Ja ma mäletan viimati, kui Mätelis oli Rahvuste kross 2017, siis kui laupäev veel kuiv oli, siis oli see rada ikka väga-väga luks, et loodame, et jah, et ilm peab ja saab sihukest ülihead pinnast nautida. Kuule, aga siin on palju juttu tehtud Eesti koondise kogemusest. Me oleme siin ülekaalukalt kõige kogenum koondis, isegi Arumäe ütles, et tehti nalja, et võiks veteranide Rahvuste krossile minna. Tead sa ise, mitmes kord sul on Rahvuste krossil? Mul peaks olema 14. kord. 10 kord vist Eesti eest. Ja 10 kord Eesti eest, jah, et jah, üht-eest on kogunud ja eks on jah, et meil me panime kokku kiirelt vanuse, et äkki oli üle 100 tuli kokku, et see vanus on peaks olema kogenud küll poisid meil, või mehed, et selles mõttes ja kamba peale 42 Rahvuste kross juba, Tannil 22 ja teil Kepaga mõlemal 10. Jah, et ei, selles mõttes on jah, väga kogenud sõitjad, et loodame, et saame seda kogemust näidata rajal ka kindlasti, et jah, see aasta oli jah, võib-olla mõni hetk nagu jäsuke vähe raske otsus, et mis saab, aga seekord siis selline valik ja eks me näeme siis, kuhu me siis jõuame, et loodame, et kõik suudavad oma töö ilusti ära teha ja tehnika peab vastu. Jah, konkurendid on ka muidugi ülikõvad siin iga aasta, viimased aastad vaatad neid tiime ja tundub, et 5-6 riiki on vabalt sellised, kes hea õnnestumise korral võiksid kõik võita. Mis sa ise arvad, mis su tunnetus ütleb, kes seal favoriidid võiksid olla? Ma pole nii detailselt need kõiki läbi käinud, aga eks oli kiirelt, mis pähe tuli, on see kindlasti, et Austraalia, ma arvan, et Lawrence võivad väga kõvad olla, vaadates seda hooaega, mõlemad 4 poolest väga hästi sõitnud ja see Webster ka 6 aastat sõitsime koos sõitis hästi. Ma ei tea, kui hästi ta MX2 mõni seda Prantsusmaa kindlasti kõva rajal saab olema tugev ja eks Hispaanial on hea meeskond, Saksa, et jah, ma võib-olla ei oskakski valida, kes seal võidab, sest Rahvuste kross on alati sihuke nii ettearvamatu. Pluss nii häid sõitjad on koos, et need kõik kokku panna ja et nii nagu vanasti oli, et üks riik on täiesti üle või paar riiki on üle, et nende vahel läheb, et tuleb sihuke suur punkti vahe, et jah, nagu sa ütlesid, et seal ongi 5-6 meeskonda, kes võivadki mõne punkti kaugusel üksteisest kõik olla ja võidabki siis see, kellel on nagu stabiilsemad sõidud, et eriti veel, kui peaks natukene mudakross tulema, et siis kõik mängib rolli, need stardid ja tsiklid ja prillid, et kõik, et jõuda lõpuni ja stabiilselt siis eesotsas olla, et ma ei tea, kuidagi jah, alati kuidagi mulle meeldivad Lawrence'id, kui ilusti nad sõidavad, ma ei tea, kuidagi alati on see, et kui mõtled nende peale, siis tahaks öelda, et Austraalia võtab ära selle tiitli seast, aga eks me näe.
no elame-näeme, nädalavahetus ei ole enam kaugel, ülipõnev nädalavahetus on ees ootamas igatahes. Tänud sulle, Harri. Loodame kõik Eestile parimat, soovime edu teile kõigile. Me arvutasime siin kokku, tähendab, kaasasime mingeid allikaid, et siis 9. koht on läbi ajaloo Eesti keskmine tulemus. Tanja Kepa ütles ka, et selle võiks ära teha, nii et 9. koht, väike eesmärk nende poolt ka välja öeldud, et edu igatahes teile kõigile. no aitäh ja eks see on jah, et top 10 Eesti riigile ma olen mitu korda olnud seal ja et see on nagu super tulemus, aga nagu ma ütlesin, see ilmad ja kõik, et kõigepealt laupäev, see A-finaal on, ma arvan, esimene samm see aasta, et kindlasti sihuke eesmärk, ma arvan, et peame, või no minul vähemalt on peas see, et võtame selle eesmärgi kõigepealt ja siis pühapäeval vaatame edasi, et siis see on kõik on pluss, mis me seal teeme ära. Aitäh ja edu igatahes. Ja aitäh.